kiirabi tuleb sinna. Ei, te lubasite, et te lähete appi, keegi appi ei lähe ja kiirabi lubate, kiirabi ka ei ole. Kui sa minule vastaksid ainult. Kuule, kas keegi teeks selle käega midagi? Ma ei saa vaadata, seal on ju veri ka veel, aga siit enam väga ei jookse. Vägagi ärev teada selle kohta, et Pärnu lennuvälja lähedal on metsa kukkunud lennuk, tuli täna hommikul kella 10 paiku ning esialgse teate põhjal on ka vägagi palju kannatanuid. Õnneks on siiski tegemist vaid õppusega. No selliste õppuste korraldamine on ülitähtis, sest et siin on osalejaid nüüd nii erinevaid PPA, pääste, kiirabi, politsei ja nendega koostöö on ülitähtis sellistel juhtumitel. Kiirabi vaatevinklis on see nagu ülivajalik ja neid peaks olema lausa iga kuu selliseid suuri õppusi, et meie jaoks ei ole vahet, kas on tegemist lennuõnnetusega või on Via Baltical bussiavarii, et kannatanute arv on umbes sama ja ressurssi jääb täpselt samamoodi puudu, et ükskõik kuidas me mängime seda läbi, et see ei ole ainult kiirabi ressursi puudus, kui kannatanuid on 40 või rohkem, et siin on puudus ka päästjatest, politseist, ka haigla on koormatud, sõidukeid ei ole ja nii edasi. Kuivõrd tähtis on politsei vaatevinklist sellised asjad läbi õppida ja mida siis politsei õpib? No see on kindlasti tähtis, ei saa seda jätta nagu kahe silma vahele, et kunagi ju ei tea, millal selline asi päriselt võib juhtuda. Ja targem on siis juba valmis olla, harjutada seda kontrollitud keskkonnas, et enam-vähem kõik teaksid, mida tegema peab, kellega peab võtma ühendust, kellega koostöö paremini sujuks, kuidas, kes kutsuda kohale ja olla siis valmis selliseks, kui ta peaks kunagi juhtuma. Mis politsei kohustused tänasel päeval siin õppusel olid? Meil oli selles mõttes võrreldes teiste asutustega niisugune tagasihoidlikum ülesanne, et saame lihtsalt harjutada siis selle staabis juhtimist, asutuste vahelist suhtlest, infovahetust ja siis niisugust sündmuskoha ülesehitust, haldamist ja ka siis selle juhtumi prognoosi. Aga lisaks saime siis harjutada ka koerte otsingu taktikat, ehk siis kuidas metsa vahel koertega leida kadunud isikuid ja koerad saavad ka parasjagu kogemust siis sellest. Kuivõrd vajalik sellise õppuse pidamine on? No meie hinnangul ikkagi väga vajalik, seda näitab juba minevikus toimunud ühised harjutused ja õppused ja ka tulevikus kindlasti me proovime jätkata nende harjutustega, et ollagi valmis selleks, et juhul kui peaks midagi juhtuma. No selliseid ja vägagi spetsiifilisi õppuseid vist väga tihti ei korraldata. Väga tihti ei korralda, sest juba ettevalmistuse poole pealt nad nõuavad omajagu tööd, et kõigile ühine aeg kokku leppida ja sobitada, nii et aga aastas korra me proovime ikkagi sellise suurema harjutuse õppuse ära teha. Kas juba on midagi märgatud ka, et midagi on nagu valesti või midagi viltu läinud? Ja eks ikka, üht-teist on juba silma jäänud, aga kokkuvõtted me teeme ikkagi peale õppuseid ja proovime nendest õppida ja tulevikus paremini teha. Palun minge lennukisse, tooge mul pere välja, nad lubavad, karjuvad seal kõik, minge palun appi. Ei, te ainult lubate, palun minge.